tere, mina olen Nelli ja ma olen Life Tips podcasti uus saatejuht. Täna on meil küll olnud Tiina-Riin Ulma. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala. Hetkel on ta cheerleadingu treener, looja ja siis cheerleader Sashi tantsutüdrukutes. Varasemalt on ta töötanud ka Saue noortekeskuses nii noorsootöötajana kui ka projektijuhina. Ta omab ka noorsootöötaja kutset tasemel 6 ja lisaks on ta cheerleadingu liidu liige. Ja samuti omab ta ka performance cheeri kutset. Millega sa kõige rohkem hetkel seotud oled? Nii, tere minu poolt ka. Hetkel ma arvan, et minu nagu põhivaldkond ongi siis cheerleaderite treenimine, ise selle spordialaga tegelemine, seoses sellega esinemine, võistlemine ja nii edasi. Okei. Sa oled lõpetanud Saue gümnaasiumi. Vastab tõele. Milline õpilane sa Saue koolis olid ja siis kuhu sa pärast seda kooli lõpetamist edasi suundusid? Milline õpilane ma olin? Issand, mina olen, ma arvan, 12 aasta jooksul, ma võin isegi öelda, et ma käisin Saue koolis 13 aastat, sellepärast, et mitte, et ma oleks istuma jäänud, vaid ma käisin ka samas koolis, eelkoolis. Ja kui ma hakkasin eelkoolis käima ja ma arvan ka esimesed paar aastat, siis ma tegelikult olin täiesti vastand sellele, mis ma praegu olen. Ehk siis ma olin selline, nagu öeldakse, hall hiireke, kes käis mööda seinu ja ma arvan, et see tuli suuresti sellest, et mulle ei meeldinud lasteaias käia ja ma ei käinud lasteaias, et kuidagi hästi suur nagu vastumeelsus oli sellele. Ometi nagu enda ümberkaudsete lastega olin ma üsnagi sotsiaalne mudilasena, aga jah, et kui kuidagi tuli see kooliaeg ja uus keskkond ja uued inimesed, siis ma nagu olin selline päris vaikne ja tundsin nagu tihti iga koolipäeva eel ka ärevust kooliga seoses, ma mäletan. Aga jah, millalgi äkki siuke 3. klass toimus siuke pöördepunkt. Ma ei tea, kas ma siis muutusin julgemaks või kuidagi nagu sattusid sellised hästi õiged sõbrannad minu ümber, et siis ma nagu muutusin selliseks elavamaks. Ja ma arvan, et selline elav õpilane, laps, hästi aktiivne, käisin palju huviringides ka, tegelesin tantsimise, laulmise, ühesõnaga kõigega, millega vähegi sai. Et siis selline ma olin kuni 12. klassi lõpuni ja selles suhtes ma olin ikkagi nagu nii-öelda korralik õpilane, et mul olid head hinded, mul olid käitumine ja hoolsus ikkagi ka minu arust kogu aeg eeskujulikud, et kooli ma ikkagi võtsin tõsiselt, aga vahetevahel ikkagi ma olin selline ka, et tunni ajal, et kui ma sain kas rutem valmis või hakkas igav, et natuke olin ikka selline nagu lobiseja ka, aga mitte nagu võib-olla ülemäära. Ja järgmine küsimus oli vist, et kuhu ma suundusin edasi, kui ma Saue gümnaasiumi lõpetasin. Ma ütlen vahepeal kui Saue kool, praegu vist ongi juba Saue kool, et kuidagi niimoodi kõnekeeles alati sai nii öeldud, et tegelikult alguses, ütleme siuke poole 12. klassi pealt, mul oli selline mõte, et minust võiks saada poliitik, politoloog, kõik sellega seonduv, sest et kuigi ma tegelesin hästi aktiivselt tantsimisega, siis kuidagi oli alati selline nagu mõte, et mind nagu väga huvitab see valdkond ja mul olid ühiskonnaõpetuses alati puhtad 5 ja mind toodi, ma tean, ka teistele kas paralleelidele või oma klassikaaslastele või ka noorematele eeskujuks, sest ühiskonnaõpetus on vist nii, et praegu käid 9. klass ja 12. Et mäletan, see oli hästi suur nagu kompliment, sest meil oli päris range meesõpetaja toona. Ja siis ühesõnaga kuidagi nagu selline mõte tuli ja midagi nagu minus ikkagi nagu kuidagi rääkis teisiti, kui juunikuus oli see lõpetamine ja siis suvel olid need sisseastumised igale poole, siis ma mõtlesin, et okei, et äkki ma võtan vaba aasta. Ja kuidagi nagu minul on selles mõttes alati hästi vedanud, et mul on nagu sõbrad ja tuttavad ja pere on sellised, kes nagu on alati toetanud mu otsuseid, ei ole nagu lükanud mind kuskile pea ees vette, et kõik teevad nii, et tee siis sina ka, on ju. Ja siis võtsin vaba aasta ja selle vaba aasta alguses toimus selline huvitav asi, et avati seesama noortekeskus Sauel.
tegelikult avati juba kevadel, aga siis kuna kohe oli suvi tulekul, et siis suvel oli ta veel nagu igapäevaselt kinni ja ametlikult siis läks see sügisel lahti. Ja siis vist oligi sihuke septembri lõpp, et toonane projektijuht siis tegi ettepaneku, et tule siia administraatoriks. Ja siis ma mõtlesin, et okei, väga äge, et selline nagu töökoht ka, päris töökoht pärast seda kooli lõpetamist, esimene nagu päris töökoht, lisaks kõikidele maleva ja muudele suvekogemustele, et kus nagu käidud sai ja tulin ja alguses ma käisin siis edasi ka selles tantsustuudios, kus ma olin siis juba peaaegu 10 aastat käinud ja kuidagi ikkagi, et see nii-öelda täiskasvanu elu trügis nii hullult peale, et tantsutrennist ma lõpuks vaikse kulgemisega tulin ära, et alguses käisin nagu mingitesse proovides, trennides edasi nagu mingi teatud koormusega ja siis pidin nagu kahjuks täiesti loobuma. Aga kuna see mingi paar kuud, mis vahepeal nagu sinna nii-öelda ilma tantsu ja spordita, ma liikusin ikka, tegin ise trenni, aga kuidagi niimoodi ilma süsteemse trennita nagu sisse jäi, siis need paar kuud panid mind nagu mõtlema, et aga võiks ju nagu midagi ikkagi teha. Ja siis ma hakkasingi vaikselt sellist oma väikest tantsugruppi siis toona ajama ja meid oli alguses mingi 4 tükki äkki või. Ja see oli siis see, mida ma pärast gümnaasiumit siis nii-öelda see järgmine aasta tegin. Okei. Ma enne su tutvustuses mainisin, et sa lõpetasid Tallinna Ülikoolis selle noorsootöö eriala. Kus sul see mõte tuli seda õppima minna või miks sa just otsustasid seda õppida? See võib-olla ongi siin siuke hea jada, et kuidas seda asja kokku võtta, et esimene vaba aasta läks nagu niivõrd hästi, et esimese kuuga aprillis ma tegin selle tantsugruppi. Ma isegi täpselt ei mäleta, kas me olime alguses cheerleaders Saue või Saue cheerid või kumbagi me nagu olime ja siis tantsuvõistlus esimene tuli ka nagu päris ruttu, et 2 nädalaga sai sinna mindud. Toona oli kuskil Pirita Vabaajakeskuses selline võistlus nagu Glitter, seda enam aastaid ei tehta ja see oli selline showtants. Ja äkki toona olidki mul sellised mingid 15-aastased need esimesed tüdrukud, kes tulid trenni, ma ise siis olin 19 ja sügise poole, mida aega hakkas nagu edasi minema, aasta oli siis 2012, appikene, ei ole juba aastast 2023 on ju, et kuidagi tundus, et hakkab nagu voorima inimesi juurde ja lõpuks oligi niimoodi vaikselt 10 tükki ja siis sügisest tuli jälle juurde ja ma suvel sain aru, et okei, et äkki see on nagu nüüd päriselt nagu minu teema, et ma peaksin seda edasi kütma, et ma võtan 1 vaba aasta veel, ma vaatan, mis saab, tegin ka erinevaid mingeid koolitusi, sellised väiksemad, et nagu paremini ennast kurssi viia ja kuna ma olin ise olnud alati nagu õpilase rollis seal trennis, et siis kuidas olla nagu parem treener. Ja siis saigi nagu lõpuks sai 2 vaba aastat kokku ja lõpuks ma tundsin, et nii, et nüüd ma tahan minna küll ülikooli ja ma läksin alguses Tallinna Tervishoiu kõrgkooli õppima terviseedendust ja ma sain poole aastaga aru, et see nüüd päris see vist ei ole, mida ma tahaksin teha, aga kindlasti midagi seoses spordi, tervise ja võib-olla ka siis noortega. Ja saingi, ma arvan, niimoodi jaanuar-veebruar aru, kui pool aastat oli siis seal koolis käidud, et okei, et ma võtan sealt paberid välja, ma lähen poole aasta pärast ja ma proovin saada siis sisse noorsootöö eriala peale ja võib-olla, et enne seda, kui ma sinna sisse sain, mul läks väga hästi, ma olin, ma ei tea, kas nimekirjas mingi 1., 2. või 3, et vahelduva eduga ma mäletan, et hästi edukalt läksid need katsed, siis ma tundsin, et ma ei saa ju pool aastat nagu mitte midagi teha, et võiks nagu veel mingi uue challenge'i võtta ja mida päris paljud võib-olla minu kohta ei tea, on see, et aastal 2014 ma olin ka vetelpäästja, ma töötasin G4S rannavalves ja ma mõtlesingi, et okei, et ma tegelikult olen ju spordialadest veel tegelenud jooksmisega, ma olen tegelenud ujumisega, aga nagu pigem siukse harrastajana. Ja siis ma läksin katsetele, mind võeti sinna tiimi vastu, need treeningud olid metsikult rasked. Samal kevadel ma tegin ka laagri kasvataja ja laagri juhataja paberid ära, ma tean, et just, et saada nagu, kuna ma noortekeskuse inimesi teadsin, siis ma soovisin väga saada nagu nende poolt korraldatud Pivarotsi laagrisse kasvatajaks ja juhataja paberi ma tegin sellepärast, et teha samal suvel oma esimene enda tantsulaager. Ja kuidagi oligi see 2014 suvi oli selline hästi huvitav, et ma sain natuke aega siis töötada rannavalves, siis poole suve pealt sattusin ma noortekeskusesse noorsootöötajaks ja pidingi siis mingi hetk otsustama, et kas ma tulen nagu suvel või tulen ma sügisel, et kas ma olen rannavalves suve lõpuni või kuidas ma teen. Aga kuna ma ikkagi nii väga tahtsin ja ma tegin kõik need paberid ka ära, et olla seal laagrites need kõik kasvatajad, juhatajad, siis ma ikkagi otsustasin, et okei,
et ju siis nii pidi minema, et tulin sealt rannavalvest nagu natuke varem ära ja siis ühesõnaga oligi vist niimoodi, et ma olin esimest korda selles samas laagris kasvataja, kus ma olin ise käinud ka mingi 10 aastat kasvandikuna ja siis ma käisin veel sealt Pivarotsist korraks ära, ma tean, 1 öö, 2 päeva, et minna siis Tallinna Ülikooli siis katsetele noorsootöö eriala peale ja siis laagrist tagasi jõudes, siis ma saingi teada, et ma olen sinna vastu võetud ja ma õppisin seal kokku 4 aastat ja siis ma lõpetasingi selle eriala ära. Ja vahepeal sai tehtud ka noorsootöötaja kutse, et siis toona oli veel tase 4, hiljem ma lihtsalt pärast ülikooli lõpetamist 2 aastat hiljem siis nagu tegin selle natuke kõrgema taseme ka ära. Okei. Eelmisel aastal sa vedasid enda podcasti, Tõsi. mille nimi oli Plastcast, ja kuigi vahel tegime nalja, et plastkast ka, aga vähemalt on okei. Mis sind kõige rohkem selle juures motiveeris nagu iga külalisega rääkima huvitavatel teemadel? Kogu aeg mõtlengi, et minu jaoks nagu sellised hästi sarnased asjad, kulgemised, tegevused mu elus olidki nagu see rannavalve kogemus ja siis see Plastcast, et out of nowhere, täiesti rutiinist välja, lihtsalt tuli idee ja et tunne, et ma tahan ja ma teen ära. Ja ma arvan, et kindlasti oligi see, et kas ma saan hakkama, nagu, et kõik need külalised olid nii erinevad, ega ma kokku ei jookse, ega ma puterdama ei hakka. Ma muidugi täiesti pea ees ise viskasin ennast vette ka, et selle asemel, et tehagi mingi salvestus, mida saab hiljem võib-olla timmida, on ju, siis mina olin kohe, et ei, tuleme täiega niimoodi välja, et teeme live-ülekande, on ju, siis mõned saated võib-olla olid ka natuke sellised, et kas heli kvaliteet või midagi nagu seal, ei olnud nagu nii hea, aga see ongi arusaadav sellepärast, et see on võib-olla asi, mis võib juhtuda ka, ma ei tea, Eesti Laulu finaali otseülekandes on ju, et see on otseülekannete teema, kõik on arusaadav ja ma arvan, motiveeriski see, et appi nii põnev inimene või nii põnevad inimesed, selline teema, sellised küsimused, et kas ma nagu vean selle nagu kompaktsena algusest lõpuni ja kuna neid eduelamusi oli, pigem ma iga kord tundsingi, et läks nagu hästi, siis iga kord nagu oli selline põlemise tunne sees, et ma tahan juba järgmist korda teha, et ma juba nii ootan, on ju. Aga ma arvan, et sinnani kuidagi ma leidsin tee läbi selle, et oli see, alati on ju nii-öelda halbades asjades midagi head ka, et kui meil olid need COVID-i lained, siis ma arvan, et minu elus kõige raskem oli siis olla treeneri rollis ja motiveerida iseennast ja oma õpilasi tegema trenni virtuaalsel kujul. Aga see pani mind nagu kuidagi avastama, et mulle meeldib nagu rääkida kaamera ees mikrisse, et vau, et äkki võiks nagu proovida mingit oma saate asja. Okei. Aga kui pikalt sa oled olnud cheerleader? Ongi nii, et tegelikult võiks öelda, et kohe 11 aastat, sellepärast et 11 aastat saab kohe Sashi loomisest, aga siis ikkagi päris algselt kuni aastani 2014, ehk siis esimesed 2 aastat me tegime ikkagi päris algelisi tõsteid. Need olid sellised, kui mõni võib-olla natuke rohkem asjast teab, et sellised pääsukesed ja mis iganes, keegi läheb spagaati, tõstame üles, on ju. Et oligi 2014 suvi, kui oli see esimene tantsulaager, siis me kutsusime toonase Kalev Cramo ja Dance Acti siis cheeride treeneri Alissa Montes, võib-olla paljud tantsijad kindlasti teavad, tunnevad ära ka, käis meil laagris õpetamas juba raskemaid tõsteid ja siis me julgesime sealt edasi minna, siis me kutsusime pool aastat hiljem endale külalistrenni, 3-tunnine trenn oli, ma tean, nüüd nad on TalTech Cheerleaders, toona veel TTÜ tantsutüdrukud, siis sellised treenerid ja silmapaistvamad cheerid ja oligi üks neiu, kes siiamaani käib ja on seal flyer, väga-väga äge neiu on ja 4 kutti oli siis ka kõik minu arust täna ikkagi tegelevad selle valdkonnaga mingil määral, kas vähemal või suuremal. Üks on ikkagi väga-väga nõutud üle-eestiline treener ja tegid meile selliseid raskemaid nagu tõsteid ja viskeid ja vaatasid meie tehnikat üle ja et ma arvan, et võib-olla ajast kuskil 2014 15 võib öelda, et me tegeleme nagu päriselt selle valdkonnaga, aga kuna see spordiala cheerleading tegelikult jaguneb nagu 2. Cheerleading üksi on see nii-öelda suur pealkiri, kui võib nii öelda, ja spordiala ise, siis on seal niimoodi, et selline akrobaatiline pool, mis ongi see stantid ja tõsted, visked, hundirattad, tumbling, kõik selline iseseisev akrobaatika ka, et seda me kutsume ka tegelikult cheerleadinguks. Eestlased ütlevad vahel ka, Wikipedia ütleb, et vigurtrikid, aga nagu ma ei tea, ma ikkagi kasutaks pigem seda rahvusvahelist väljendit, et see on nagu selline levinum ja saadakse ka päris palju aru juba. Ja siis on see teine valdkond, et performance cheer, mis on tantsulisem. Et jah,
et kui sa niimoodi võtad, et niimoodi laia pildina, siis tegelikult esimesed sellised pompommidega kavad olid ju juba päris algusest peale, nii et ma arvan, selline 10 aastat kindlasti võib öelda, et ma olen olnud siis cheerleader. Okei. Aga kui selle performance'i sellest rääkida, siis mis tantsustiili sa kõige rohkem ise eelistad? No performance cheeris on, Eestis on siis levinud sellised alad näiteks nagu jazz, siis tehakse cheer hip-hopi ja freestyle pomm. Et siis näiteks rahvusvaheliselt on meil tuntud ka high kick stiil, et high kick on siis täpselt see, mida te kuulete, ehk siis jalad käivad põhimõtteliselt vastu nina ja see on väga raske stiil, et eestlaste seas kuidagi nagu see ei ole piisavalt populaarseks osutunud ja sellepärast selle ala peal nii-öelda ei võistelda. Aga meie klubi siis alustas tegelikult, kui olid esimesed Eesti meistrikad 2019 on ju, et nüüd kohe saab juba, see aasta tuleb juba 5. kord, et väike juubel, et me alustasime siis nii, et me läksime stantidega võistlema ja siis tantsuvaldkonna pealt siis valisime selle pommi. Aga nüüd tegelikult juba viimased paar hooaega oleme me võistelnud kas siis mõlemaga, et erinevad grupid, nii freestyle pomm kui ka siis cheer hip-hop, siis praeguseks oleme me kuidagi võtnud selle tee nagu rohkem sinna cheer hip-hopi peale, aga et siis ongi, et kui see podcast on välja tulnud, kus ma praegu räägin, siis selleks ajaks on meil juba võisteldud oma esimesel välisvõistlusel siis Lätis, kus me siis ka lähme hip-hopiga just nimelt nagu välja, aga kui minna nagu üldiselt laiali, et tulla nagu sellest cheerleadingust korra välja, sellest performance'ist, siis tegelikult tantsustiile on ju veel hästi-hästi palju ja ma arvan, et ma ütlekski, et minu jaoks on alati olnud showtants see, mis mind on saatnud juba üle 20 aasta, sest see on selline hästi nagu lai ja sa saad selle kaudu hästi palju erinevat moodi ennast väljendada, saad teha temaatilisi tantse, saad teha nii-öelda nagu me tüdrukutega naerame selliseid küttekavasid, kus sa täiega panedki energiliselt, teravad liigutused ja sa saad teha ka selliseid rahulikumaid, võib-olla ongi selliseid džässilikumaid tantse, klassikat rohkem kasutada, et ma arvan, et praeguseks minu kõige lemmikum nagu kuidagi stiil, ma olen hästi palju hakanud nagu armastama hip-hopi ja minu kavades ka kindlasti leiab hästi palju sellist nagu street'i ja girl'it ja kindlasti me ei tee nagu sellist nagu, kuidas ma ütlen, klassikalist hip-hopi või nagu sükest old school'i ja et see ei ole meie klubi teema, aga me kasutame hästi palju seal ikkagi hip-hop elemente ära, nagu me kasutame ka teinekord mingi latin või ongi natukene džässi on ju, et erinevaid stiile, kindlasti me trennidest ei puudu ka iluvõimlemise ja balleti elemendid, et mis on nagu kõige alus, et kui me teame, siis oleme võib-olla vaadanud filmidest ka, et Ameerikas, UK-s isegi hip-hopi viljelevad inimesed, kes võib-olla õpivad ka vastavates koolides, tegelikult saavad ka balletitunde, et see kõik on omadega hästi seotud, aga et jah, mul need ka mõtted ja stiilid ja asjad kogu aeg muutuvad, aga viimased paar nädalat ma olen jälle tundnud, et näiteks hip-hopis house on täiega minu teema ja mulle väga meeldib ka Vogue, et selles suhtes ja samas ei saa ka ära unustada, et mulle meeldib ka väga bailatino, et puusad nõksuma, kõik värgid-särgid ja sellised küttekavad, mida ma siis alguses nagu kirjeldasin. Et tantsumaailm on lai ja sul võib selles suhtes iga kuu nagu olla mingi võib-olla lemmikum stiil või asi, eriti kui sa tegeled nagu show-tantsuga. Okei. Sa ennem mainisid seda COVID-i lainet. Mis nagu võimalusi sa leidsid, et sellel ajal siis trenne anda ja kuidas sa neid trenne läbi viisid siis? Võimalusi tegelikult ega väga muud ei olnudki, kui teha kas ette salvestatud või kirjutatud mingeid siis treeningprogramme või siis tehagi laivis koha peal, et hästi populaarne oli Zoom, nagu koolides õpetajatel samamoodi, et andsid tunde seal. Võib-olla siis, et kui mingi hetk natukene nagu õhenesid need reeglid, et siis sai käidud ka väljas ja jälgitud seda rahva arvu, kuidas sa teed ja kellega sa teed ja et seal oli ka mingi 2 meetri hoidmise teema ja esimese laine ajal ma lausa mäletan, kuidas ma jagasin omal umbes 30 tüdrukut jagasin siis nagu 3-ks vastavalt tasemele, siis oligi sellised natuke algajamad, keskmised ja edasijõudnumad. Panime nagu naljaga nimed ka, et olid sirutajad, sahistajad ja suusatajad. Et tegelikult see sirutajad ja sahistajad on meil siiamaani teemas, me kasutame seda Eestis võistlustel, kui meil on stantidel on oma nimed, aga suusatajaid me siis ei kasuta, see oli lihtsalt kuidagi naljaga, et S-tähega. Ja ma mäletan, kuidas meil oli 10 tüdrukut ja pluss mina ja ma veel mõtlesin, et
et sel hetkel, et kas mina nagu tohin olla see lisa ja kas kõik on nagu ikka õige, et see närv oli päris suur, et me avastasime, et Sauel on ju Jaanitol plats, täiesti siuke koht, kus saab trenne teha ja ma mäletan, kuidas politseiauto sõitis niimoodi rahulikult mööda kohe mitu korda nagu mitme tunni jooksul, kui ma trenne andsin, et see oli selline väga huvitav kogemus ja teise lainega oli see asi nagu veel pikem, et siis ma mäletangi, et ikkagi see virtuaaltrennide andmine, see motiveerimine, et me isegi tegime selliseid nagu koosolekuid vahepeal, et paarkümmend minutit saame kokku, räägime kõik mured ära, suud puhtaks, kuidas meil on ju. Siis sealt tuligi välja, et kui mul net kodus ära läheb, siis mind viskab kohe Zoomist välja, mingid sellised asjad on ju. Et kindlasti nagu väljakutseid oli, aga jah, ega väga ei olnudki variant, et kui lubati kokku saada, me käisime õues, kui ei lubatud kokku saada, me tegime Zoomis. Okei, mis sa arvad, miks peaks inimene valima cheerleadingu või miks ta peaks nagu trenni tulema? See on nüüd see, et esiteks sa pead olema ikkagi sportlik inimene ja sa pead tahtma sporti teha, et see on üks asi ja minu arust cheerleadingu sport on kõige ägedam sport üldse, sellepärast et seda saavad tegelikult harrastada nagu kõik. Vahet ei ole, kui pikk sa oled, olenemata kehakujust, seal ei ole jah, et sa pead olema nagu mahtuma mingitesse raamidesse. Kui sa tuled trenni, siis kõige olulisem on see, et sul oleks tahet, et sul oleks seda ambitsiooni, enesedistsipliini, või kui see ka vahepeal tahab ära kaduda, et siis sa julgeksid nagu, ma ei tea, teha suu lahti, rääkida, et kuidagi et seda motivatsiooni nagu hoida, et sa oleksid nagu õigesti meelestatud, ma arvan, ja kõik see vastupidavuse treening, jõutreening, tehnikatrenn, see on kõik õpitav, et me kõik oleme kuskilt alustanud ja kui mina lõpetasin ära Saue gümnaasiumi, siis mina ei osanud üldse hundiratastki teha ja praeguseks ma õpetan selliseid trikke, et inimesed lendavad kuskile lae alla, teevad seal veel mingi twisti või flipi ja püütakse kinni ja läheb kaua edasi, on ju. Et ma arvan, et see on kindlasti, ei saa öelda selle kohta, et see ei ole ekstreemsport, vastupidi, see on ekstreemsport ja see on isegi maailmas üks hinnatud kui üks ohtlikumaid spordialasid, aga sellega kaasnebki siis see, et hästi oluline on alguses see ohutuse treening, nii vaimne kui füüsiliselt läbitegemine, teadlikkus. Cheerleaderid on kõik väga kaunid. Me ei saa öelda, et ükski, kes lavale tuleb, et ei ole üldse, nagu ma ei tea, ei ole ilus, on ju. Kõik on imeilusad. Ja selle kõige juures nad peavad olema tegelikult tohutult vastupidavad. Samamoodi vaimselt, füüsiliselt, nad peavad oskama sotsiaalselt üksteisega läbi saada. Hästi palju mõjutab see, milline on trennis, kui näiteks mitu treenerit annavad cheeri trenni, meil tavaliselt 2 tükki annavad korraga, et palju inimesi ja siis on ohutum ja tulemuslikum see trenn, et kuidas saavad treenerid omavahel läbi, kuidas saavad tüdrukud omavahel läbi, sest meil on hetkel all girl tiim, meil ei ole kutte, sellepärast ma ütlengi tüdrukud, et cheerleading on tegelikult kõigi ala, siin ei ole soolisi piire. Ja siis on ka see, et kuidas nemad suhtuvad meisse ja meie suhtume neisse ja nii edasi. Et ühesõnaga, miks valida see ala, ma läks nüüd hästi laiali, on ju, et kuidagi jah, et see on nagu elustiil, et kui sa selle valid, et see käib sinuga kogu aeg kaasas. Et lisaks sellele, et see on raske, on see nagu üliäge, et meil on ka tüdrukuid, kes on tulnud 1. klassist ja praegu lõpetavad 7. ja ikka veel käivad. Et loodetavasti jäävad käima ka, et ei lähegi ära. Aga kui te lähete kuskile lavale esinema, siis kas sul tuleb vahepeal mingi lavanärv ka sisse või mingi ärevus? Ja mul tuleb. Ma kindlasti olen see inimene, kellel on lavanärv ja midagi ei ole parata. Kõiges ma arvan, mida ma teen, vahet pole, kas ma kunagi, ma olen laulmisega ka, ma ei tea, võib-olla mingi 15 aastat tagasi tegelenud või natuke vähem, et siis tuli närv. Rääkides tuleb närv, tantsides, cheeri trikke tehes, aga sellega vist ongi see, et sa pead ajas õppima seda kuidagi nagu handlima, sa pead suutma ennast kuidagi niimoodi häälestada, et sa oled selles hetkes sees, aga samas, kui sa oled nagu päris oma momendis, näiteks seal laval, siis sa teadki, et iga kord ikkagi sa pead mõtlema mingi paar sekundit edasi või mingi paar käiku edasi, et mis nüüd hakkab saama. Et üks minu siis trenni neiu, ma mäletan nii hästi, kuidas ta kirjutas mulle, see oli 4 aastat tagasi, me käisime võistlemas enne siis Eesti meistrikate teket, pool aastat enne seda toimus veel selline võistlus nagu Eesti tantsutüdrukute festivalvõistlus Põlvas. Ja kui me seal käisime siis 2019 kevad, siis ma mäletan, et ta kirjutaski, et nii äge oli, nii lahe, et me saime nagu mega hea koha. Me jäime toona 4., aga me tõusime võrreldes eelneva aastaga siis 3 kohta. Kahju, et seda enam ei korraldatud, sest kui meie võimekus oli tõusta 3 kohta, siis siit nüüd ainult väike arvutamine, et kui me olime 4., et mis siis oleks veel saanud, on ju.
ei, tegelikult need konkurendid on ikka päris kõvad Eestis ka, et ei ole siin midagi. Aga siis ta kirjutas et nii armas oli näha, kuidas sa läksid tegelikult ka närvi ja sa oled alati olnud ju see, kes nagu meid toetab ja umbes õpetab, kuidas peab olema, aga et oli näha ka seda sinu paanikat, et kas sa jõuad nagu mingi üksikute minutitega vahetada ühe kostüümi teiseks, teise kolmandaks, et see oli nagu 3 kavaga võistlus, kus siis 10 esinejat, isegi vist 8 tiimi erinevates klubides käisid ära, et kogu aeg nagu ringiratast käis niimoodi. Ja siis ma isegi mäletan, kuidas oli see, et ma olin kõigis 3 kavas ka. Esimesega mul oli tohutu närv lõputriki pärast. Tegemist oli püramiidiga, mis oli siis nii-öelda nagu 3 astet, et on need põhibaasid seal kõige all, siis on need vaheflaierid ja need vaheflaierid veel viskavad seda kõige keskmist 3. Ja mina siis juhtusin olema selle lendaja, kes sealt tuli ülevalt, tema nagu põhibaas, põhipüüdja. Ja ma mäletan, et mul oli tohutu närv selle pärast, pluss meil oli üks nagu tireli element ka veel, siis nii-öelda kukerpalli maakeeli element, kus pidi ka maanduma mingisse poosi ja enne seda pidi veel tantsu ka energiliselt ära tegema. Et ma mäletan, mul terve tantsu naeratus oli näost, aga ma mõtlesin ainult nendele trikkidele. Siis ma mäletan, see teine kava oli natuke selline võib-olla minu jaoks chillim, minu jaoks lihtsam tehniliselt ja 3. kava oli niimoodi, et ta oli tegelikult päris raske, aga kuidagi ka ma vist nii närvis ei olnud, aga ma olin selle pärast närvis, et kas ma jõuan kostüümi vahetatud ja ma veel mäletan, kuidas üks minu nagu trennikas tuli ja hüüdis, et Tiina, me peame paari minuti pärast peale minema, et kas sa oled valmis? Ja ma mäletan, see oli nii suur, vaata, sa ikkagi higistad täiega, kui sa seal on ju võistled ja esined. Siis ma karjusingi talle, et oota, mul on üks kulm maha higistatud, et ma pean selle ka korda tegema, et ma ei saa mingi pildile jääda ühe kulmuga, vaata. Et ühesõnaga, jaa, ma mäletan seda närvi ja see on mul siiamaani, et ma ikkagi siiamaani olen võistleja, ma olen esineja. Käesoleval siis kuul võib öelda, et ma olen siis ainult treeneri rollis, aga see ei tähenda, et mõne kuu pärast ei oleks juba midagi muud, et ma ikkagi ma üsna hästi tean seda tunnet ja ma arvan, et võib-olla see ongi hea, kui treener nagu teab ja ei ole sellest nii võõrdunud, sest siis ta saab kuidagi paremini toeks olla enda sportlastele. Okei, aga kuidas sa ise enne esinemist selle ärevusega toime tuled? Ma üritangi nagu mõelda sellele, et me oleme 10, kui mitte 100 kordi neid kõiki asju läbi teinud, et nüüd ma lihtsalt, nüüd ongi see minu võimalus särada, et katsun nüüd natukene nagu rahuneda ja nagu nautida ka. Et tõesti, et see ju tegelikult ongi see hetk, mille pärast me oleme kogu see aeg seda vaeva näinud ja seda tööd teinud ja et ma ei peaks nagu kartma seda, vaid nüüd ma peaksingi minema sinna ja lihtsalt olema nii hetkes, kui ma üldse saan ja nagu täiega särama ja lihtsalt hingangi ja tegelikult ma võin öelda ka, et kui mina olen, kui ma olen näiteks ainult treeneri rollis, siis on see, et ma hullult seal nagu rahustangi ja et hinga ja kõik läheb hästi ja panen täiega mingit nii-öelda pep talki, sest tegelikult tüdrukud on samasugused, et nad nagu kui ma olen nendega nagu koos lava taga ja me lähme koos peale, siis ei ole sealt niimoodi, et tema nüüd on see siuke suur ja tähtis ja kogenud, et küll ta teab, küll ta oskab. Ülitavaline on see, et keegi rahustab seal mind maha ja et siis me oleme nagu kõik in the same boat. Et ühesõnaga et see kuidagi, see cheerleaderitel ongi see, et see kamba vaim on nagu nii suur, et see on nagu selles mõttes, kuna ma olen kunagi tegelenud ka soololauluga, siis seal oli lihtsalt see, et õpetaja umbes ütles sulle, et kõik läheb nüüd hästi, et mine nüüd peale, aga ma ütlen ausalt, et mulle kuidagi see kindlustunnet andis koorilaul võib-olla rohkem, et mulle siuke nagu tiimisport väga hästi sobib, et ongi selline üksteise nagu lavaks ette preppimine ja selline maha rahustamine. Okay. Aga ma viimaseks küsin, et mida sa soovitad nendele, kes tahavadki tegeleda nagu cheerleadinguga, et kuhu nad võiksid edasi suunduda? No nüüd on hea koht, et öelda, et tulge Sashi, on ju. Et selles suhtes, et jah, tuleb neid klubisid on Eestis juba omajagu. Esimesed siis toonased TTÜ tantsutüdrukud, kes on nüüdseks TalTech Cheerleaders, nemad alustasid ju lausa minu arust sellistel aastatel, kui mina käisingi gümnaasiumis, et võib-olla ka lõpetasin põhikooli, ma täpselt ei mäletagi, aga ma tean, et mõni aasta enne meid nemad alustasid ja siis vaikselt tulimegi meie ja osad veel ümberkaudsed Eesti tiimid ja praeguseks ongi tegelikult ju niimoodi, et Harjumaal on päris palju gruppe, siis tegelikult ka Lõuna-Eestis peaks olema ja see kõik levib ka juba Saaremaani välja ja et selles suhtes leia lähim grupp, hakka tegelema, kui on piirkonnas mitu klubi,
tihti on liigutud ühest teise, tuldud tagasi, vahetatud, et variante on, et ma usun, et praeguseks ikkagi, et enam-vähem nagu ikkagi erinevates tihedamates asustatud aladel Eestis on niimoodi, et kui sul ikkagi transport nagu liigub ja sul on näiteks ütleme mingid linnad võib-olla siis Eestis, et sa ikkagi saad nagu Tallinn, Tartu, Kuressaare, Pärnu, et sa leiad ikkagi endale selle nagu väljundi. Proovi lihtsalt ära või käi kuskil proovitrennis ja siis saad aru, et kas sulle hakkab meeldima või mitte, onju. Aga jaa, et kindlasti sauekaid ma kutsuks kõiki Saši, sellepärast, et me tegutseme siin, onju. Aitäh, et sa tulid meile siia rääkima ja siin on sulle ka kinkekaart. Ma tänan. Aitäh sulle ka, Nilli. Järgmine kord siis uuesti me salvestame see reede. Nii et jääge kindlasti ootama.